Martin Repinskiga seotud kohtumenetlus algas 2023. aastal, kuid sündmused ise leidsid aset 2019. aastal, kui temast sai Jõhvi vallavanem. Siis vabastati töölt 3 inimest, kes ei sobinud toonase valla juhtimisstruktuuri ja makstes neile kopsaka lahkumishüvitise. Jõhvi vallale tekitati nii kahju 29 000 eurot. 12 süüdistust olid seotud Riigikogu liikme üürikuludega ja kütusekaardi kasutamisega. Süüdistused läbisid 3 kohtuastet ja 2 neist tunnistas Riigikohus ta õigeks. Jäi veel vaid hüvitiste teema ehk selle maksmise õiguspärasus. Arva tuleb meie kohtupraktikasse ette selliseid juhtumeid, kus prokuratuur ja kaitse on täpselt sama meelt. Martin Repinski kohtuasi on juba läbinud 3 kohtuastet ja on siis Riigikohtust tagasi saadetud 1 episoodis maakohtusse. Ja siin taotlesid mõlemad, et see kohtuasi tuleks lõpetada. Kohtunik Priit Palmiste selgitas täna kohtus põhjalikult enne määruse kinnitamist erinevaid argumente ja siis selle taustal tõdes lõpuks. Eeldusest tulenevalt kohus määras rahuldada prokuratuuri ja süüstatava taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 202 lõige 1 alusel. Kohustada Martin Repinskit hüvitama Jõhvi vallale tekitatud kahju summas 29 114 eurot ja 88 senti 3 kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest. Jätta Martin Repinski kohtukulud tema enda kanda. Tänase määruse taustal olid mõlemad osapooled kohtus jõudnud arusaamale, et selle menetlusega enam edasi liikuda ei olnud mõtet. Selline lõpetamine oportuniteedi kaalutlusel või mõistlikkuse põhimõttel on võimalik sellisel juhul, kui süüdistatav nõustub sellega. See, kas ta tunneb ennast süüdi või tunnistab ennast süüdi, ei puutu asjasse. See taotlus väljendab teatud määral kompromissi. Ja selle kompromissi sõlmimise üheks sõlmpunktiks ka prokuratuuri jaoks oli kindlasti see ajaline kulg. Ehk siis avalik menetlushuvi kriminaalmenetluses kindlasti väheneb, kui aastad mööduvad, mis selle kriminaalasja puhul on täheldatav. Kohus leidis veel oma selgitustes ja seda tõdeb ka prokuratuur, et Martin Repinski on enne ja peale selle kuriteo toimepanemist käitunud õiguskuulekalt. Seega puudub vajadus tema käitumise suunamiseks. See menetlus ise on kestnud üle 4 aasta ja selle 4 aasta jooksul me oleme käinud läbi kõik 3 kohtuastet ja selle 3 kohtuastme tulemus on see, et Martin Repinski on õigeks mõistetud. Ehk siis mis puudutab kuluhüvitiste kasutamist, selles osas etteheited, mis talle siis ette heideti, ei leidnud kinnitust. Ja nagu kohus täna kohtumäärust kuulutades ütles, isik oma süüd tunnistama ei pea. Martin Repinski on võtnud vastu need siis kohustused, mida prokuratuur on talle pannud, eks ta hüvitab kannatanule selle summa ja sellega see asi ka lõpeb. Antud määrust vaidlustada ei saa. Kriminaalmenetluse võib näiteks taastada juhul, kui Repinski õigeks ajaks ei tasu kokku lepitud summat 29 000 eurot Jõhvi vallale.